Armsad koguduse liikmed, sõbrad, tuttavad, kõik, kes te meid läbi Vildiraadio või läbi muude kanalite vaatate. Rõõm on tulla kokku jälle meie Issand Jeesuse Kristuse nimel selles huvitavas olukorras, mis meil täna on, aga sellest ei ole mitte midagi. Me saame ikka kokku läbi igasuguste tehniliste võimaluste ja Jumal on igal pool, on ta siis kirikus või kodus või sa kuulad võib-olla oma autos seda või kuskil töö juures, et Jumal on igal pool sama ja see olukord ei muuda mitte kuidagi moodi meie vaimulikku olukorda ja meie sihti ja meie eesmärke, kuhu me oleme teel. Ja tänu Jumalale, et Jumala sõna on ka sama, see, mis oli ta eile, on täna ja ta on igavesti, et olukorrad, välised olukorrad ei saa mingil juhul muuta seda, mis on meie südames ja mis Jumal on tegemas meiega. Ja ma usun, et see olukord, see epideemia, mis on ka praegu lahti läinud, see mitte ei nõrgesta meid, see teeb meid tugevamaks eestlase inimese poolest. Ja ma usun, et nagu Piibel ütleb, et kes Jumalat armastavad, et kõik tuleb kasuks neile. Kõik. Mis tähendab kõik? Kõik tähendab kõik. Kõik tähendab absoluutselt kõik, mis me elus sünnib, kõik, mis sinu kodus sünnib, kõik, mida sa läbi elad. Jumal teab absoluutselt kõike. Ja ta ütleb, et isegi teie juuksekarvad on ära loetud. Et veel vähem kui muid asjad. Et Jumal on see sama ja meil on hea meel täna tulla selle sama Jumal ette, kes on igavesti ja kes valitseb ikka veel, on troonil. Ei ole viirus troonil, ei ole mingisugused muud asjad troonil, ei ole higevaenlane troonil, Jumal on troonil ja Jumala kontrolli all on absoluutselt kõik, mis sünnib sinu ja minu elus. Halleluuja, seda on hea teada ja selle eest on hea ka kinni hoida, et ükskõik, mis meie elus sünnib, tea, et Jumal on troonil ja Jumal teab igat väikest asja, mis elus on, sünnib, teab ja ta kontrollib. Ja ta ei lase meid rohkem kannatada, kui me kannatada jäksame. Nii et kui sa täna tunned, et sa enam ei jaksa, siis mul on sul uudis, sa jaksad. Sa jaksad. Sest Jumal on sinuga. Jumal ütleb, et ta on iga päev meie kõrval. Halleluuja. Aga enne kui me tuleme Jumalat ülistama, tõuseme oma ekraanide taga ja tõstame oma käed üles ja täname Jumalat selle olukorra eest. Isa, me täname sind iga üksiku eest, kes täna meid vaatab. Me täname sind, Issand, selle päeva eest, kus me oleme. Me täname Jumal, et sina oled troonil. Me täname, et sinu sõna on sama. Eile, täna, igavesti. Me täname, et sinu eesmärgid on samad. Meie elu on sama. Meie elu on kinnitatud sinus. Ja Jumal, kui täna on meie Vildiraadio või meie ekraanide taga inimesi, kes tunnevad, et nad ei ole veel kindlad sinus, siis me palume täna, et sinu vaim võiks selle ekraani taga ka puudutada inimesi, kes meid vaatavad. Issand, puuduta ja võia ja Jumal näita, Issand, oma vägevust, et sina oled sama, et sina tood välja inimesed sellest olukordadest, Issand, kus nad on ja see epideemia ka mitte ei tee meid nõrgemaks, Jumal, vaid tee meid tugevamaks ja leidlikumaks ja me oskame rohkem ja rohkem, kui me sellest välja tuleme, siis me oleme palju tugevamad ja palju rohkem sinusse juurdunud läbi selle ka, Jumal. Isa, me täname sind, et see olukord ei ole mitte surmaks, vaid on elus. Isa, ma tänan, et sa ei ole meis kasvatanud mitte lumehelbeketeks, Issand, kes kardavad ja kes värisevad iga asjade eest, et sa oled teinud meid sõjameesteks, sõjanaisteks, need, kes lähevad ja võidavad, Issand. Isa, ma tänan. Amen. Aga meil on hea meel nüüd meie ühistajad üle ja tõstame oma hääled Jumala poole ja täname teda, et ta on Jumal ka selle olukorra keskel. Jeesuse nimel. Amen. Jätsin taeva
me valu kandsid sa, et me võiks elada, vabalt hävida. Mu elu eest sa maksid Jeesus, mu kõik on tänu sinule, suunatud. Su armotrooni ees, mu süda täidetud on imetlusega. Ma laskun põlvili ja ülikooriga, laulan sulle, Jeesus, kiitus sinule. Iganes me kuulasime häält, kus iganes me ootasime. Sul ei näe koht, kus me oleme. Sul ei näe südame, mis on seal sees. Südame, mis hüüavad sinu poole. Ja me hüüame sinu poole, issand. Me hüüame sinu poole, me igatseme sinu häält. Me igatseme sinu jumatust oma elus. Me kuulutame võitu olukordade üle, mis on meie elus. Me kuulutame tervist enda ja meie lähedaste üle. Me kuulutame tervist. Eesti naine. Me võtame vastu võidu, mis sina pakud. Mu vastu loodud relvade minera. Pimedus
ei kaotada, ei kaotada mu vastu loodud relvad hävinevad. Pimedus ei miinus jagusa, sest et Jumal keerab teinevad võidus. Iial ei kaotada, iial ei kaotada. Sinuga koos ma kõike näen, sinuga koos ma kõike näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma kõike näen, sinuga koos ma kõike näen, sest sa lahingus käid minu ees. On võimas vägimees Jeesus Kristus, igas sõjas võidu tõtata. Igast teist ennast ma ei peida, sest ma tean, kus võidata, sest ma tean, kus võidata. Sinuga koos ma kõike näen, sinuga koos ma kõike näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma kõike näen, sinuga koos ma kõike näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma kõike näen, sinuga koos ma kõike näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma kõike näen, sinuga koos ma kõike näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sest lahingus sa käid meie ees, tänu Jumalale, et Jumal on see, kes käib meie ees lahingutes. Meil on väga hea meel täna, me kuuleme täna sõnumit meie pastorilt Alo Rõufult ja kohe-kohe ta on tulemas ja annab oma sõnumi, see on, usun, väga võitud. Aga enne seda veel mõned teated. Siis meie teenistused toimuvad teile, kallid koguduse liikmed ja sõbrad, läbi tehniliste vahendite ja Eestis valitseva olukorra tõttu on siis Nelikaare kiriku pühapäevased jumalateenistuse sõnumid ja teated jälgitavad igal pühapäeval kell 11:00 ja seda on siis mitmel erineval kanalil. Facebooki kanalil www.facebook.com/Nelikaare kirik, see on siis kell 11:00 igal pühapäeval ja kell 17:00 YouTube'i kanalil www.youtube.com/User/Ringvaade ning õhtul 17:30 oleme nähtavad Kuressaare pildiraadios aadressil www.pereraadio.com/pildiraadio ja esmaspäeval on Pildiraadios kordusena seesama teenistus kella 17:00. Et siis www.pereraadio.com/pildiraadio. Nii et vaadake meid nendel kanalitel. Kahjuks me
täna kirikusse kõik kokku ei pääse, aga kirik, see oleme ka meie kõik, kus kohas me oleme. Aga lihtsalt sellesse hoonesse kokku ei tohi tulla. Nüüd kodugruppide, palvegruppide, ülistusproovide ja noorteõhtute piiblikooli kogunemised on hetkel peatatud kuni eriolukorra lõppamiseni 1. maini 2020 või kuni olukorra paranemiseni. Seda me täpselt ei tea, aga ma tänan Jumalat, et me saame olla ka läbi tehniliste vahendite. Ma tean, et mitmed osalusgrupid on oma mobiiltelefonidega nagu osaduses saavad olla. Ja meil ise kodus ka abikaasa on olnud, ma olen kõrvalt vaadanud, et osalusgrupis väga huvitav ja ma usun, et see annab meile väga palju juurde ja õpetab meid väga palju, kuidas tulla olukordadega toime, aga siiamaani on tänu Jumalale, Jumal on tarkust andnud. Nii, aga ja soovitame siis kõigil tööarujuhtidel võimaluse korral kasutada tehnilisi vahendeid, mille vahendusel on samuti võimalik koos palvetada, pidada piiblitunde ja muid sarnaseid osadushetki korraldada. Et kui on mõni kedagi, kes siis tahaks ka kas siis ise teha mingisuguseid osalusgruppe läbi tehniliste vahendite interneti või siis osaleda, siis oma osalusgrupi juhiga võta ühendust või kui sa oled osalusgrupi juht ja sa ei oska, siis pastor Alur või mine ise või Veljo Puujalg, et me kõik oleme kursis, kuidas see käib, nii et võtke ühendust julgelt ja õpetame ja näitame, kuidas see käib. Nii, aga siis järgmisel pühapäeval, see on siis ülestõusmispühapäeval, korraldame Jumala teenistuse ühe osana ka leiva murdmise. Meil on ikka kuu teisel pühapäeval olnud leiva murdmine ja tänu Jumalale meil on ka seekord. Selleks me palume teile armsad õed ja vennad, kes te meid jälgite meedia vahendusel, varuge järgmiseks korraks omale, kui te seda vaatate, üks tops mingi morsiga ja üks leivatükk või mis iganes sinna kõrvale ja me saame koos murda leiba. Ma usun, et see tuleb väga huvitav kogemus. Me ei ole kunagi seda teinud sellisel kombel, aga sellesse on seda täiesti võimalik. Siis meie vabatahtlik kohvriand, me ikka saame seda ka kokku panna ja kümnised me saame siis kanda oma internetipangast Kuressaare Nelikaare koguduse arveldusarvele ja Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kuressaare koguduse arveldusarve on, nüüd pliiatsid välja, ma ütlen aeglaselt, saate siis üles kirjutada. EE 3022 00 22 10 11 04 61 62. Ja ma ütlen uuesti, saaja on Eesti Kristlik Nelipühi Kirik Kuressaare kogudus ja arveldusarve number on EE 30 22 00 22 10 11 04 61 62. Nii et me saame oma ohvriannid ja kümnised kanda koguduse arveldusarvele. Aitäh teile kõigile selle eest. Siis veel üks teade. 2. aprillil lahkus igavikku meie koguduse liige Leida Org, kes oli 87-aastane. Avaldame kaastunnet kõigile tema lähedastele, aga täna ta on siis juba seal, kus me kõik teel oleme. Ta on Jeesuse kõrval. Jeesus hoiab ta käest. Ja annab talle on trooni. Sa oled head usuvõitlust võidelnud, sa oled ustavaks jäänud. Ta on pärale jõudnud. Amen.
aga meil on nüüd hea meel kutsuda üles meie pastor, meie piiskop, meie sõber, meie armas vend. Alu Rõupu, ei ole hea jaga, mis Jumal on sulle südamesse pannud. Tere kõigile armsatele vendadele, õdedele ja kallitele sõpradele, kes te meid jälgite iganes kus maailma otsast. Tänu Jumalale, et meil tõesti on need vahendid olemas, et osadus üksteisega selle eriolukorra tõttu ka ei pea katkema, vaid võib jätkuda väga hästi just nimelt nende vahendite kaudu, mida targad inimesed on välja mõelnud. Täna on teadupoolest meil siis üks eriline pühapäev ja kirikukalender ja ka paljud tavakalendrid märgivad selle palmikuude pühaks. See on üks eriline sündmus, millele me täna tahaksime ka natukene rohkem tähelepanu pöörata, sest tegemist on väga olulise hetkega nii usklike elus, kuid laiemalt võib ka juba öelda, et kogu maailm on mõjutatud saanud nendest sündmustest, mis said alguse just palmikuude püha nime all tuntuks saanud püha. Ma arvan, et päris mitmed vaatajate hulgast on ka külastanud isiklikult Jeruusalemma, seda vana linna, seda ümbritsevat müüri ja kui te olete seal käinud ja võib-olla on neid, kes küll ei ole seal käinud, aga on näinud seda müüri siis kas mõned fotod või mõnest raamatust lugenud selle kohta, siis te teate, et sellel müüril on päris mitmed väravad ja igal väraval on ka oma nimetus. Ja need väravad on paljuski säilinud tänapäevalgi ja tegelikult me läheme täna üsna mitmed tuhanded, paar tuhat ja rohkemgi aastat tagasi sündmuste keskele. Ja võib-olla on hea, kui sa nüüd ka võtad kõrvale oma piibli või just nimelt otsid sealt lähedalt kuskilt selle foto, mis on Jeruusalemma linn ja seal ümber see müür ja seal on üks värav, mida nimetatakse kuldseks väravaks. Paljud te muidugi olete tuttavad mitmete lugudega, mis puudutavad ka neid sündmusi, aga siiski olles täna selle püha juures, siis me tahame juhatada selle sõnumiga sisse ka järgneva nädala ehk suure nädala sündmused. Nüüd, kui sa vaatad seda fotot või avad oma piibli ja jälgid neid sündmusi, mis on kõigis 4 evangeeliumis üles tähendatud, siis seal tõepoolest on näha üks värav Õlimäe poolt vaadatuna, mis on täna kinni müüritud. Ja võib-olla tekib mõnel kuulajal küsimus, et värav jah, ja miks ta siis kinni müüritud on. Nimelt ajaloolised allikad ütlevad ka, et selle lasi omal ajal hirmu ajal kinni müürida sultan Saladin, kes oli siis kuulnud, et Messia taastulek peaks tulema taas just nimelt selle värava kaudu. Ja tekkis teatud hirm ja selles hirmus lasi ta selle värava kinni müürida. Kuid see värav on näinud tohutult hulgalt sündmusi, mis on mõjutanud mitte ainult maailma ajalugu, kuid mis on mõjutanud, täna võime öelda, miljonite inimeste elusid. Ja ma loen alguses teksti, otsin nüüd välja ka oma piibel, Jumala sõnast, me loeme Matteuse evangeeliumist selle loo, mis on kirja pandud 21. peatükis ja siit 11 salmi. Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus 2 jüngrit ja ütles neile, minge küll, mis on teie ees ja kohe te leiate kinni seotud emaeesli ja säluda juures. Päästke need valla ning tooge mulle. Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake. Issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud. Ütelge Sioni tütrele, en näe, su kuningas tuleb sulle tasane
istudes emaeesli seljas ja säru seljas, kes on koormakandja loomavarss. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud. Tõid emaeesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu rahva hulk, aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahva hulgad, aga kes käisid Jeesuse eel ja järel hüüdsid: Hoosanna Taaveti pojale, õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nime. Hoosanna kõrgustes. Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil. Kes selline on? Rahvahulgad ütlesid: tema on see prohvet Jeesus Galilea Natsaretist. Selle sama templi värava kaudu olid tol hommikul saabunud tuhanded ja tuhanded palverändurid pühadeks Jeruusalemma. Ja teade, Natsareti prohvet tuleb, levis kui tuli, öeldakse nagu kulutuli, üle kogu Jeruusalemma. Ja Matteus kirjutas, kogu linn oli ärevil. Mingi eriline sündmus oli juhtumas. Inimesed kummardavad Jeesuse ees, kui ta eesli seljas ratsutab. Välja arvatud muidugi variserid, kes seda kõike teatud mõttes paha meelega pealt vaatavad. Ja pallioksad käes hüüavad need inimesed seal. Luukas kirjeldab seda järgnevate sõnadega. Rahvas hüüab: õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas issanda nime, rahu taevas ja kirkus kõrgustes. Me võime ette kujutada seda rahva hulka, kes tollel päeval tõstab oma hääle ja hüüab: sealt ta tuleb. Pallioksad, ka sellel on oma tähendus tolle aja kontekstis ja selles sündmuses. Nimelt oli pall ja pallioksad olnud juba ammustest aegadest Iisraeli ka poliitilise sõltumatuse sümbol. Seda sama kujundit pallioksi võib leida juba makaapide vabadusmüntidelt, juudid, kes olid tulised nii-öelda võitlejad ka võõrvõimude vastu. Ja samal ajal olid need samad religioossed ootused seotud kokku väga tihedalt rahvuslike soovidega saada lõpuks vabaks, olla vabad. Ja paljud ootasid ja lootsid, et just nimelt see uus kuningas, keda nimetati Jeesuseks, tuleb ja toob ühe poliitilise vabaduse ja päästab lõpuks rahva selle Rooma võimu alt. Aga sündmused kulgevad sootuks ootamatult ja erinevalt, mida rahvas oli oodanud. Nimelt Jeesus paistab, et käitub täiesti vastupidiselt rahva ootustele. Ta ei sisene linna valgel tulisel ratsul, nagu üks võidukas kuningas tuleks, vaid ta ratsutab linna, piibel ütleb, eesli seljas. Prohvet Sakaria kirjeldab eeslit otse kui sümbolit vägivallatu rahu kuningana ning tunnistust ühest madalusest ja kannatustest. Ja kõik need sündmused seisavadki ees. Kui rongkäik templiväljakule lähenes, olid variserid ja võime öelda ka vahistamiskomando juba valmis, et Jeesust kinni võtta. Aga neid takistas miskit. Ja see miski oli see suur rahva hulk nende ümber, kes hüüdsid, kes selline on? Ja teised hüüavad, tema on see prohvet, Jeesus Galilea Natsaretist. Sündmused kulmineeruvad järjest teravamaks ja teravamaks. Jeesus ratsutabki alandlikult Jeesli seljas Jeruusalemma. Ja piibel ütleb, et Matteus kirjeldab, mis siis juhtus. Matteuse evangeelium 21. peatükk ja siit mõned salmid loed. Jeesus on pühakojas ja tema juurde astub pimedaid ja jalutuid. Ja mis juhtub? Jeesus tervendab kõik need haiged seal. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid neid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid, Hoosanna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks ja nad ütlesid talle, kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Ja Jeesus ütles,
kuulen küll. Kas te pole kunagi lugenud, sa oled valmistanud kiitust väärtute laste ja imikute suust. Ja ta jättis nad sinna paika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal. Järgmisel päeval, uus hommik, Jeesus läheb taas templisse ja kõneleb rahvale Jumala sõna. Seal on ka variserid, kes jälgivad teda pingsalt ja ootavad, et kas või veidike Jeesus eksiks, et nad saaksid rahvast tema vastu üles ässitada. Nad otsivad seda võimalust. Sellest hetkest, kui Jeesus on taas sisenenud pühakotta Jeruusalemmas ja 3 aastat tagasi oli ka olnud seal ja Piibel ütleb, et sellel hetkel, kui ta seal oli, ta nii-öelda paiskas kummuli rahavahetajate lauad ja ütles, et miks te teete minu isa koda selliseks? See peab olema palvekoda, seda peab hüütama palvekojaks. Ja nüüd, kui ta tuleb uuesti sinna Jeruusalemma, ta kordab seda sama. Rahvas on hämmingus. Nüüd oleks ju tegelikult olnud põhjust templivalvuritel Jeesus kinni võtta, kuna Jeesus nimetas templit oma pojaks, justkui oleks ta Jumal. Kuid see hetk oli väga ohtlik, sest lihtsad templikülastajad olid ju kõik Jeesuse pooldajad. Ning sellest oleks võinud tohutu mäss toimuda, kui variserid oleks teinud seda sellel hetkel seal. Kui lugeda Matteuse evangeeliumi 23. peatükki, siis me näeme, et Jeesus kasutas küllaltki teravaid sõnu variseride ja kirjatundjate suunas, kes olid silmakirjanikud. Muidugi peab ütlema ka, et mitte kõik variserid ega kirjatundjad ei olnud silmakirjanikud. Seal olid mõned näiteks Nikodeemus ja Joosep Arimaathias salajased Jeesuse järgijad. Aga Jeesus oli muutunud üha enam ohtlikumaks ja oli selge variseride jaoks, et selline oht tuli võimalikult kiiresti kõrvaldada. Aga kuidas? See on see küsimus. Markus kirjutab ja ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust Jeesust hukata, sest nad kartsid teda, kuna kogu rahvas oli hämmastunud Jeesuse õpetusest. Selles oli midagi erilist, selles oli Jumala vägi. Aga oma hukkamõistmisotsusele kirjutab Jeesus alla siis, kui ta ennustab templi hävingut. Ta räägib sellest oma jüngritele, aga seda juttu kuuleb pealt üks variseja. Ja sellest saab teatud mõttes üks väga suur kuritegu, mida tõepoolest lõpuks karistatakse ka Jeesuse hukkamisega. Aga see on olukord, kus kogu rahvas oli sisenemas pühade ootuses, paasapühad olid tulemas ja siin olid omad seadused, mida ei tohtinud rikkuda. Ja vältimaks ususeaduste rikkumist plaanib ülempreester Kaifas oma kavatsused täide viia just nimelt reedel enne päikeseloojangut ja paasapüha algust. Nädal hakkab vaikselt lõpule jõudma. Ja olles tagasi Õlimäel, võtab Jeesus oma lühikese eluloo kokku ja ütleb jüngritele: ülehomme on paasapüha ja inimese poeg antakse risti lüüa. 2 päeva enne paasapüha, samal ajal kui Jeesus kõneleb oma jüngritega, kutsus ülempreester Kaifas oma palees kokku suurkohtu liikmed, et seda tekkinud olukorda arutada. Ja seal ülemused otsustavad kasutada jõudu. Ja Markuse evangeelium kirjeldab 14. peatükist 2 salmi loeb. Ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid, kuidas kavalusega Jeesus kinni võtta ja ära tappa. Neil oli ainult üks mure. Teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama. Ususeaduste järgi ei tohtinud paasapüha ajal kohut pidada ja öösel ei tohtinud kedagi ka vangistada. Et Jeesus hukata pidi teda arreteerima hiljemalt neljapäeval ning tema üle tuli kohut pidada enne päikeseloojangut. Mis aga asjaolud veelgi keerulisemaks tegi, oli see, et usukäskude järgi pidi surmanuhtluse määramise korral selle täideviimisega ootama veel vähemalt 1 öö. Ja oli ka selge, et Jeesuse arreteerimine pidi toimuma salaja, sest muidu
tõepoolest võis tõusta rahva hulgas ülestõus. Siin selles hetkes juba arvestati reeturi Juuda kaasabiga, kes oli arvatavasti juba mõnda aega ülempreestrite salajane käsilane olnud. Ja Juudas oli päri. 30 hõberaha eest oli ta valmis Naatsaretlast isiklikult vaenlaste kätte üle andma. Aga ta jäi ootama ühte sobivat hetke, millal seda teha. Saabub neljapäeva õhtu. Kiriku kalendris tuntud suur neljapäev. Jeesus peab oma viimase sööma ja oma jüngritega, milles osaleb ka Juudas Iskariot, kes väga teraselt ja pingsalt jälgib Jeesust, et saada teada tema järgnevad sammud ja plaanid. Õhtusöögi ajal ütleb Jeesus, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast annab minu ära. Ega ometi mina see ole, issand, küsivad jüngrid üksteise järel. Issand, kes see on? Küsib Johannes, kes istub just parajasti Jeesuse paremal pool ja Juudas vasakul pool. Olen see mina? Rabi, küsib Juudas. Jah, see oled sina, vastab Jeesus. Ja lisab, mida sa teed, tee kiiresti. Juudas tõuseb ja suundubki ülempreester Kaifasele viima nii-öelda häid uudiseid. Peale seda ühist õhtusöömaaega läheb Jeesus koos jüngritega Õlimäele tagasi ja seal on üks aed, kuhu nad jäävad peatuma, Ketsera. Istuge siin seni, kui ma olen palvetanud, ütleb Jeesus jüngritele ja lisab, et mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake. Jeesus palvetab, et see karikas võiks minna temast mööda. Aga lisab, kuid ärgu sündigu minu tahtmine, vaid see, mida sina tahad. Kui ta on tund aega palvetanud, läheb ta tagasi Ketsemani aeda ja leiab eest magavad jüngrid. Ja nõnda juhtub see 3 korda. Olles tagasi Ketsemani aias, äratab Jeesus jüngrid üles ja näeb samal ajal Kidroni oru poolt lähenevad tõrvikutega mehi. Ta jääb neid ootama. Kui nad kohale jõuavad, tervitab Juudas Jeesust suudeldes teda põsema. Nimelt see oli märk, mille Juudas ja templivalvurid olid kokku omavahel leppinud. Jeesus võetakse vangi ja viiakse ülempreestri koju. Seal algab Jeesuse ülekuulamine, kus talle esitatakse väga palju valetunnistusi. Aga lõpuks tuleb üks tunnistus, mida suurkohtu liikmed on oodanud, et Jeesus surma mõista. Keegi väidab, et Jeesus ütles, et ta võib Jumala templi lammutada ja 3 päevaga jälle üles ehitada. Kas sa ei vasta midagi selle kohta, küsib ülempreester Kaifas. Jeesus on vaid tema ees. Kaifas ärritub ja ütleb, ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias, Jumala poeg. Jeesus vaikib hetke ja vastab. Kui ma teile ütleksin, ei usuks te mitte. Ja kui ma küsiksin, ei vastaks te mitte. Ent nüüdsest peale istub inimese poeg Jumala väe paremal käel. Sina oled siis Jumala poeg, küsivad preestrid. Jah, vastab Jeesus. Need on teie sõnad. Ta on teotanud pühadust, ütleb nüüd ülempreester suurkohtule. Mis tunnistust meil veel on vaja? Te olete ise kuulnud siin pühaduse teotust. Mis te arvate? Ja võetaksegi vastu otsus üksmeelselt. Ainsad, kes väljendasid lahkarvamust, olid Nikodeemus ja Joosep Arimaatiast.
Nüüd viiakse Jeesus Pontius Pilatuse paleesse, kus Pilatus Jeesuse üle kuulab ja küsib, sa oled siis ikkagi kuningas? Ja Jeesus vastab, need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Pilatus ei leia Jeesusest mitte mingisugust süüd, et ta vääriks hukkamist. Ja Pilatuse plaan on lihtsalt Jeesust karistada piitsahoopidega ja seejärel ta vabaks lasta. Jeesus piitsutatakse ja viiakse seejärel vanglasse, kus sõdurid teda veel omakorda mõnitavad ja pilkavad. Seejärel tuuakse Jeesus taas Pilatuse korraldusel suurkohtu ette, kus ta viimast korda üritab Jeesust vabastada. Kuid usujuhtide nõudmine Jeesus risti lüüa on niivõrd tugev, et Pilatus annab Jeesuse nendele üle. Ja siinkohal võiksime öelda, teekond Golgatale oli alanud. Jeesus on juba füüsiliselt niivõrd kurnatud, et ühel hetkel määratakse Jeesuse asemel seda risttala kandma üks palverändur, Siimon Küreenest. Kui jõutakse Golgatale, pannakse Jeesus selili sinna risttala peale ja naelutatakse läbi käte naeltega ta sellele talale. Ta tõstetakse üles, asetatakse jalad teineteise peale ning naelutatakse risti külge. Rooma sõdurid jäävad teda valvama selle hetkeni, kuni Jeesus sureb. Surm ristil oli väga aeglane protsess, mis üldiselt on lõppenud inimeste lämbumisel. Jeesusel üllatavalt kiiresti see kulgeb 3 tundi, kui ta ütleb sõnad, see on lõpetatud. Ja siis ta on surnud. Armsad vennad ja õed, kallid sõbrad, kes te jälgite meid täna. Just nimelt palmikuude pühad on see sündmus, mis juhatab sisse selle ajaloo tõelise kulminatsiooni ja mida me juba järgmisel nädalal rõõmsalt tähistame. Jeesus ei jäänud hauda. Jah, ta oli seal mõnda aega, et kiri täide läheks ja kõik prohvetlikud ettekuulutused täituksid, mis oli kuulutatud juba Vanas Testamendis prohvetite poolt. Ja kiri läheb täide. Päev-päevalt on näha seda, kuidas Jumal seisab oma tõotuste taga ja viib täide oma rahva lunastust. Ja siinkohal täna võime öelda, viib täide kogu maailma lunastuse. Sündmuse, mis tõepoolest ei ole mõjutanud mitte ainult maailma ajalugu, kus me näeme, et Jeesusest Kristusest arvestatakse meie aega ja enne Kristuse aega. See ei ole pelgalt ainult ajaloo sündmus, aga ta on sündmus, mis on muutnud miljonite inimeste elusid ja millel on täna jätkuvalt vägi muuta inimeste elusid. Jumala on meelevald anda patte andeks ja just selleks Jeesus Kristus tuli, et võtta kogu maailma patt, tuua lunastus, lepitada inimene oma loojaga. Täna palmikuude pühal, kus me nägime, et Jeesus sõidab sisse Jeruusalemma eesli seljas, mis on üks alanduse ja teatud mõttes ka kannatuse teekond, on lõpuks ikkagi teekond, mis lõpeb ühe tohutu võiduga. Võit surma üle. Inimestena me elame läbi erinevaid aegu ja tänagi me ju seisame ühel viisil väga erilises olukorras, kriitilises olukorras, kus meie ümber inimesed lahkuvad igavikku. Tõepoolest mitte ainult selle viiruse läbi, mis täna on kogu maailma vallutanud, vaid ka erinevate haiguste
ja õnnetuste läbi inimesed hukkuvad. Eks see paneb ikka enam ja enam küsima, kas need inimesed, kes igavikku lahkuvad, on kuulnud sõnumit üles tõusnud Kristusest. Kristusest, kes sõitis Jeruusalemma eesli seljas, näidates, et alandlikkus Jumala ees viib võidule. Meie ei tea seda, Jumal muidugi teab ja tunneb inimeste südameid paremini kui ükski meist, aga ometigi täna seistes kogu nende sündmuste keskel, mis on vallutanud maailma, Jumala rahvana me võime olla rõõmsad, sest me teame oma eesmärki. Me teame, et see paik siin on vaid ainult üks ajutine. Piibel nimetab seda ajutiseks paigaks. Oleme oma telkhoonetes, oleme otse kui rännakul. Rännakul millegi poole, mis on igavene ja kestel. Ja Jeesus on avanud selle tee täna meile igale ühele. Ka sinule, armas sõber, kes sa täna jälgid meid Pildiraadio vahendusel, tahan ma öelda, et Jeesus Kristus suri ka sinu pattude ees ja on avanud selle ukse, sina võiksid kohtuda temaga, võiksid süüa õhtust ühes temaga, võiksid kogeda oma elus kõiki nende kriiside ja kannatuste keskel üht Jumala rahu ja rõõmu sellest, et päästja elab sinuga koos, elab sinu südames. Armsad vennad ja õed, me lõpetame õige pea selle teenistuse Jumalat kiites ja austades selle eest, kes tema on ja milline vägi on temal jätkuvalt inimese elule. Ja me palvetame koos kõigi nende inimeste pärast ka, kes on pidanud sellel raskel hetkel jätma hüvasti oma lähedastega. Aga olema ka nende kõrval, kes täna on oma elus selle koha peal, et otsida ja leida lahendus oma küsimustele, saada vastuseid oma küsimustele, kuhu mina olen teel. Ma palun, et meie ülistajad Hans Eiki ja Sandra tulevad ülesse ja me palvetame koos, et anda kõik see, milles me oleme, jätkuvalt Jumala ustavatesse kätesse, usaldada teda kõiges. Elame kõik väeline Jumal, me täname sind, et Jeesus Kristus, sinu poeg, kelle sina läkitasid sellesse maailma, kes ratsutas eesli seljas Jeruusalemma linna, käies läbi pühakodades, olles tänavatel inimeste keskel, selleks, et kuulutada ja edasi anda elavat sõnumit Jumalast, kes armastab inimest. Me täname sind, Isa, elav Jumal, et ka täna kõikide nende olukordade keskel, kus me oleme, me võime usaldada sind. Me palume, Püha Vaim, et sina trööstiksid neid inimesi, kes täna on leinas ja kurguses, kes on haigustes ja valudes. Ja me palume, et sina tooksid neile kas inglite kaudu või ilmutuse läbi oma sõnast või palve kaudu või oma teenijate ja sulaste kaudu, keda sa läkitad viima häid sõnumeid nende inimestele, et sa tooksid neile rahu. Rahu, mis on ülem kui inimmõistus, mis hoiab meie südameid, meie mõtteid ka nendes kriitilistes olukordades. Ja me täname sind, et sina tõepoolest oled jätkuvalt troonil. Kontroll on jätkuvalt sinu käes ja sind võib usaldada. Me täname, et me Jumala rahvana, aga ka Eesti rahvana võime tõsta oma hääle sinu poole, teades, et sina kuuled palveid ja et sina vastad palvetele. Me ei oska ise vastata kõikidele küsimustele, miks on need ajad sellised, nagu nad on. Aga sina tead. Ja nii, nagu me oleme näinud, sageli ja sageli, just nimelt, sinul on see võime pöörata need õnnetused lõpuks õnnistuseks. Anna, et nendes hetketes, kus inimene on tõelises kriisis, tal oleks meelevalda ja jaksu hüüda sinu nime appi. Sest sinu sõna ütleb, kes hüüab sinu nime appi, issand, see päästetakse. See päästetakse igavesest hukatusest.
Kristus, me täname sind, et sina elad, sina valitsed. Sinu käes on kõik meelevald ja küll on hea ka täna siin seistes teada seda, et me oleme kindlates kätes ja et meil on eesmärk lootus jõust. Kingi seda veel paljudele neile, kes sinu nimel tõepoolest südamest appi hüüavad. Me oleme sulle tänulikud, Issand, et sa oled pattude lunastaja. Ja kui inimene võib elada vabana, sõltumata välistest olukordadest, vabana oma sees, siis see on üks õnnistatud elu. Kingi seda õnnistatud elu. Kingi seda, Issand, oma armust meie lähedastele, meie lastele, meie vanavanematele, meie abikaasadele. Me usume, et me tuleme sellest välja tugevatena, usule rajatutena, vankumatutena, kindlatena, täis heldust, armu ja tõde, täis Jumala armastust. Anna armu Eestimaale ja Eestimaa rahvale. Las sinu vaimu tuule puhuda üle selle maa ja tervendagu inimesi vaimu, hinge ja jõu poolest. Kiidet kogu sinu püha, võimas, väeline, auline nimi Jeesus Kristus. Amen.
tänu Jumalale. Jumal on hea ja tema heldus kestab, ütleb Jumala sõna. Ja meie omalt poolt ka soovime teile, kallid vennad ja õed, head jälgijad lähemalt ja kaugemalt. Jumala armu ja rahu Jeesuses Kristuses, meie Issandas, meie päästjas. Ja nii nagu Paulus kirjutab kirjas Filiplastele, rõõm Issandas on meie tugevus. Kinnitagu see sõna meid ka nendes olukordades. Rahu ja armastuse Jumal, hoidku meie südamed, meie mõtted ja meie meeled ikka õnnis tegijas Jeesuses Kristuses, kuni tema meile